Tervist! Ma sooviksin teile täna rääkida sellisel teemal nagu SQL-is andmete otsimise lausete kirjutamine, kusjuures andmeid tuleb siis juba küsida rohkem kui ühest tabelist. Ja sellel teemal rääkimiseks kasutan ma siis võimalust lahendada läbi üks ülesanne. Ja see ülesanne on alamülesanne SQL kontrolltöö näite ülesandest, mis on tehtud andmebaasi tudeng põhjal. Ja täpsemalt on siin tegemist alamülesandega number 4. Ja see ülesanne kõlab siis järgnevalt. Leida kõik 1998. aastal alanud ja ühe või mitme katse järel edukalt sooritatud eksamiga lõppenud õppimist. Et edukalt sooritatud eksamiks peetakse eksamit, mis on tehtud hindele 4 või 5. Väljastada andmed kõigist tabelis õppimine olevatest veergudest. Teha niimoodi, et päringu tulemuses ei oleks korduvaid ridu, ehk siis väljastada iga sobiva õppimise kohta ainult üks rida. Lisaks näidake päringu tulemuses tudengi ees- ja perenime ühe stringina. Nii et ühe väärtusena, kusjuures ees- ja perekonnanimel vahel peab olema tühik. Samuti tuleb päringu tulemuses näidata õppejõu perekonnanime ja tuleb näidata õppeaine nimetust. Ja päringu tulemuses olevad read tuleb ka sorteerida ja seda tuleb teha siis 2 veeru järgi. Kõigepealt tuleb read sorteerida tudengi perekonnanime järgi ja juhul, kui mitmes reas on samasugune tudengi perekonnanimi, siis need read omakorda tuleb sorteerida ainenimetuse järgi. Ja kuna sorteeritakse tekstiliste veergude järgi, siis kasvav sorteerimine tähendab tegelikult sorteerimist tähestiku järjekord. Ma plaanin selle ülesande kõigepealt lahendada Microsoft Accessi andmebaasi põhjal, demonstreerida teile ka erinevaid lahendusvariante ja seejärel näidata, et see kirjutatud kood väga väikeste muudatuste järel on käivitatav ka PostgreSQL-i andmebaasis ja ka LibreOffice Base andmebaasi süsteemis loodud andmebaasis. Nagu öeldud, alustan ma Microsoft Accessist ja käivitan seda koodi kõigepealt siis seal. Nüüd ma avan selle tudengite andmebaasi ja siin juhin korraks tähelepanu, et kui te võtate lahti mõne Accessi faili ja teile näidatakse siin sellist kollast riba, kus öeldakse turbehoiatus või security warning ja öeldakse, et osa aktiivset sisu on keelatud ja et kas te soovite sisu lubada, ehk siis luba sisu nupp on siin või enable content nupp on siin, et siis nende andmebaaside põhjal, mida te kasutate siin SQL-i harjutamiseks ja SQL ülesannete lahendamise käigus, et siis vajutage palun selle sisu lubamise nupu selleks, et siin ei tekiks olukorda, kus te näiteks mõni lause selle sisu keelamise pärast ei käivitu. Nii et ma vajutan siin sisu lubamise nupul. Nii, et läheb aega, mul küsitakse, kas ma tahan märkida selle usaldusväärseks dokumendiks ja ma loodan, et te usaldate neid faile, mida ma teile pakun, nii et ilmselt võite vastata ka jah. Nüüd järgmise sammuna, ennem veel, kui siis hakata kirjutama lauset selle ülesande lahendamiseks, tuleks kindlasti vaadata, milline on andmebaasi struktuur. Ja Microsoft Access'is teatavasti saab seda väga mugavalt teha, et ma valin siit ülevalt lindi pealt menüüst andmebaasi riistad ehk database tools ja klõpsan siin nupu peale seosed inglise keeles siis relationships. Ja tuleb mulle lahti selline pilt, kus kohas ma näen selle andmebaasi struktuuri. Et vaataks natukene sellele pildile peale ja analüüsiks, et mida mul on vaja teha. Et kõigepealt mul on vaja leida andmed tabelist õppimine. Et õppimiste tabel on siin ja mitte kõik õppimised, vaid ainult sellised õppimised, mis on olemas 1998. aastal. Et õppimise algusaeg on siin tabelis õppimine, aga see ei ole mitte aastaarv, vaid see on kuupäev. Ja mul tuleb sellest eraldada aastaarv. Nüüd mul tuleb leida ainult sellised õppimised,
milles on tehtud mingisugusel hetkel eksam tulemusele 4 või 5. Nii et iga õppimisega on seotud 0 või rohkem eksamit. Võib-olla mõnel õppimisel ei ole mitte ühtegi eksamit, mõnel õppimisel on mitu eksamit, mõnel õppimisel on rohkem kui üks eksam. Ja võib-olla on niimoodi, et õppimisel on näiteks tehtud, ei ole tehtud ühtegi eksamit, on tehtud üks eksam hindele 4, on tehtud üks eksam hindele 0, teine eksam hindele 4 või näiteks üks eksam hindele 4 ja siis veel kord eksam ja see eksam hindele 5. Eksami tulemus on siin eksami tabelis. Ja nüüd iga õppimine on seotud täpselt ühe tudengiga, kes seda õppimist läbi viis. Iga õppimine on seotud täpselt ühe õppejõuga, kes tudengit õpetas. Ja iga õppimine on seotud täpselt ühe ainega, milles see õppimine toimus. Nii et tudengit ees ja perekonnanime ma leian tabelist tudeng, seda ei ole tabelis õppimine. Õppejõu perekonnanime ma leian tabelist õppejõud, see ei ole tabelis õppimine. Ja aine nimetuse ma leian tabelist aine. Et see ei ole tabelis õppimine. Nii et nagu me näeme, tegelikult on mul siin päringus vaja küsida andmeid 1, 2, 3, 4, 5 erinevast tabelist. Kui te nüüd näiteks küsite, et miks pärast on siin 5 erinevat tabelit, et miks pärast ei võiks siin olla ainult üks tabel, kus ongi kõik õppimiste andmed ja ka selle õppimisega seotud andmed. Et siis näiteks kujutage ette olukorda, et ühes aines on võib-olla 100, võib-olla 1000, võib-olla isegi mitu tuhat õppimist. Kui ma paneksin õppimise ja aine andmed kokku ühte tabelisse, siis ma peaksin selle aine detailsed andmed, nimetus, punktide arv, kommentaar, märkus, kordama kõikides tabeli õppimine ridades, mis käib selle aine kohta. Ja see tähendaks märkimisväärselt andmete liiasust. Nii et selleks, et sellist andmete liiasust vältida, on õppeaine andmed registreeritud ühekordselt ja õppimise tabelist iga konkreetse õppimise juurest viidatakse sellele õppeainele, mida siis parajasti õpetatakse. Ja vot sellist protsessi, kus kohas siis jõutakse sellise andmebaasi struktuurini, kus kohas selline andmete liiasus on võimalikult väike, et seda protsessi nimetatakse siis andmebaasi normaliseerimiseks või ka andmebaasi täiendavaks normaliseerimiseks. Sellest tuleb meil veel kunagi eraldi jutt. Et nüüd lihtsalt tahtsin öelda, et on mõistlik, et need andmed on erinevates tabelites, sellepärast, et see aitab siin andmebaasis vähendada andmete liiasust. Nii, ja nüüd siis SQL lause kirjutamise jaoks valin siit loo ehk create, valin siit päringu kujundus. Ja tegelikult nüüd seda query disainerit või seda graafilist liidest, mille abil siis päringut koostada, ma tegelikult antud juhul antud ülesande lahendamiseks isegi saaks kasutada. Aga ma praeguse näite juures ei plaani seda teha, et seda ma hetkel ei tee, vaid kirjutan siis lihtsalt SQL koodi. Ja SQL koodi kirjutamist teen ma siis niimoodi, et ma võtan ja kirjutan selle koodi kõigepealt siis sellesse SQL eraldi faili, mida ma kirjutan kasutades mõnda programmeerijale mõeldud tekstiredaktorit, nagu näiteks Notepad++ või Scintilla tekstieditor. Ja siis ma kopeerin seda koodi siia Accessi aknasse. Nii et ma panen isegi kommentaarina siia selle lause kirja, et mul oleks ta paremini loetav. Valin siit language S ja SQL, näitamaks sellele programmile, et see kood, mida ma siin kirjutan, on SQL kood ja hakkan siis seda koodi siin kirjutama. No kõigepealt kõige lihtsam lause, kuskilt tuleb pihta hakata, et select term from õppimine. Et selline alati esimene eduelamus, et kirjutada lause, mis juba töötab, annab mingisuguse tulemuse ja siis hakata samm-sammult siia liha peale kasvatama. Nii et selle konkreetse lausega leidsin ma andmed kõikide õppimiste kohta.
ja ühtlasi väljastasin andmed tabeli õppimine kõikidest veebidest. Nüüd võib-olla esimese asjana järgmisena teen siis seda, et üritan siia päringu tulemus iga õppimise koht saada ka tudengi ees- ja perekonnanimi. Ja selleks ma kõige esimese asjana kirjutan sellise päringu select from õppimine, ehk siis siia from klauslisse ma ei kirjuta enam mitte ühe tabelini, vaid siia from klauslisse kirjutan ma 2 tabelini. Ja nüüd, kui ma panen siis selle lause käima, et siin siis meenutan, et Access'is on võimalik kasutada neid kiirklahve, et control koma ja control punkt, et control koma käivitab selle select lause ja control punkt läheb siia tagasi SQLi vaates. Nii et kui ma kirjutan select term from õppimine, tudeng, siis mida ma süsteemile ütlen? Ma ütlen süsteemile, et vii läbi otsekorrutise leidmise operatsioon. Ehk võta kõik read tabelist õppimine ja pane nad paari kõikide ridadega, mis on tabelis tudeng. Nii et kui meil on tabelis õppimine, ma võtan selle lahti 32 rida, et seda näete, ma näen siit alt, et ridade arv, et 32 tükki. Et tabelis õppimine on 32 rida ja tabelis tudeng, kui ma vaatan siit seda ridade arvu, siis siin on 15 rida ehk tabelis tudeng on 15 rida, siis nüüd, kui ma peaksin leidma siis kõikide õppimiste paarid, kõikide tudengid, siis selles päringu tulemuses on 32 korda 15, nüüd läks sassi, 32 korda 15 võrdub 480 rida. Ja tõepoolest, kui ma panen selle lause käima ja vaatan siia alla, siis ma näen, et selle päringu tulemuses on 480 rida. Ehk siis toimus mis asi, võeti kõik read tabelist õppimine ja ükshaaval ühendati kokku ridadega tabelist tudeng. Nii et nagu kõik on paaris kõik. Iga õppimine on nii-öelda paaris iga tudeng. Ja tulemuseks on selline suur andmete hulk. Nii et tüüpiliselt sellist otsekorrutise operatsiooni üksinda või puhtalt läbi viia ei soovita. Et see otsekorrutise leidmine võib olla osa suuremast lahendusest, aga tüüpiliselt puhast otsekorrutist leida ei soovita. Nii et see on ka tegelikult üks selline märk teile, et kui te nüüd kirjutate lauseid siin näiteks nende teiste andmebaaside põhjal ja nendes tabelites on võib-olla 10 või paarkümmend või 50 maksimaalselt rida andmeid ja teete päringu ja päringu tulemuses on juba mitusada rida andmeid või isegi mitu tuhat rida andmeid, et siis see näitab teile, et te olete oma selles päringus läbi viinud otsekorrutise leidmise operatsiooni ja üpris suure tõenäosusega on teil järelikult selles lauses midagi valesti, sellepärast et päris seda leida ei soovi. Teistpidi jälle, nagu te näete, see otsekorrutis moodustab sellise suure ridade hulga ja seda näiteks on võimalik kavalalt ära kasutada selleks, et genereerida suhteliselt väikese andmete hulga põhjal suhteliselt suure hulga või isegi väga suure hulga testandmeid. Aga see ei ole meil praegu ülesanne. Nii et siin on praegu kõik võimalike õppimiste ja tudengite paarid. Aga tegelikult ei ole ju iga õppimine seotud iga tudengiga, vaid iga konkreetne õppimine on seotud ühe konkreetse tudengiga, kes siis õppis. Nii et on näiteks õppimine identifikaatoriga 12, see on tehtud tudengi poolt 23. Õppimine identifikaatoriga 18, see on tehtud tudengi poolt 68. Iga õppimine on tegelikult seotud täpselt ühe tudengi. Nii et nüüd ma tahan siia päringusse juurde lisada piirava tingimuse, et mind ei huvita kõikvõimalikud õppimiste ja tudengite paarid, vaid mind huvitavad ainult sellised
õppimiste ja tudengite paarid, kus kohas tudengi identifikaator, mis on registreeritud tabelis õppimine olevas reas, on võrdne tudengi identifikaatoriga, mis on registreeritud tudengi tabelisse olevas reas. Nii et ma kirjutan siia tingimuse, where õppimine tudeng peab võrduma ja nüüd tudengi tabelis ei ole mul veeru nimi mitte tudeng, vaid on tudkood. Et SQL selliseid erinevaid nimesid lubab, et kas selline nimi on nüüd kõige parem, et see on nüüd iseküsimus, et võib-olla oleks mul niimoodi mugavam seda ühendamise lauset kirjutada, kui need nimed oleksid ühesugused, aga SQL-is ei keela mitte miski seda, et need nimed võivad olla eri. Nii et ma pean kirjutama siia õige nime, et kui ma kirjutan siia vale nime ja üritan seda lauset käivitada, et siis sellest on olnud ka eelnevalt juttu, et mul on siin Access'is võimalik kirjutada endasse SQL lausetuse parameetrid, mille väärtust küsitakse kasutaja poolt. Ja kui ma kirjutan veeru nime valesti oma lauses, siis andmete otsimise või andmete muutmise lauses, siis andmebaasi süsteem mõtleb, et äkki siin on tegemist parameetriga, mille väärtust tuleks küsida kasutajalt. Et see on tegelikult siis vea tunnus. Nii et teistes süsteemides te saaksite sellises olukorras vea, et ka Access'is tuleks seda interpreteerida sellise vea olukorrana ja viitab see sellele, et on veeru nimi siis valesti kirjutatud. Nüüd, kui ma vaatan siis siin selle päringu tulemust, siis nüüd ei ole päringu tulemuses enam mitte 480 rida, vaid päringu tulemuses on 32 rida. Nagu öeldud, õppimiste tabelis on ka 32 rida, 32 õppimist. Nii et nüüd on päringu tulemuses üks rida iga õppimise koht ja näete selles reas lisaks õppimise andmetele on ka andmed selle tudengi kohta, kes seda õppimist läbi viib. Ja veel kord, kui te nüüd vaataksite siia, vaatate selle tabeli peale ja mõtleksite, et kui oleks olnud õppimise tabel selline, et oleks kohe õppimise tabelis olnud vaja tudengi andmed registreerida, et siis siin oleks olnud väga palju kordusid, väga palju andmete dubleerimist, mis ei ole hea. Ja sellepärast, nagu öeldud, on mul tudengi andmed eraldi tabelis, seal on iga tudeng ühekordselt registreeritud ja soovi korral ma võin teha päringu, kus ma siis õppimise andmed ühendan kokku selle tudengi andmetega, kes õppis. Nüüd oli siis öeldud, et päringu tulemuses peavad olema andmed kõikidest tabeli õppimise veergadest ja lisaks tudengi ees ja perekonna nimi ühest ringi. Aga vaadake, siin päringu tulemuses on ka selliseid veerge, mida ma tulemuses näha ei taha. Et siin päringu tulemuses on need kõik veerud tabelitest õppimine ja tudeng. Kui ma nüüd tahan täpsustada, et päringu tulemuses peaks olema andmed tabeli õppimine kõikidest veergudest, siis ma võin siia select clause'isse kirjutada niimoodi. Tabeli nimi.turn ütleb siis seda, et palun väljastage andmed selle tabeli kõikidest veergudest. Lisaks sellele tuleb väljastada tudengi tabelist eesnimi ja tuleb väljastada tudengi tabelist. Et näete, ma hetkel kirjutasin siia nende veeru nimede ette tabeli nime. Ja ma teen seda sellel põhjusel, et peagi ma ühendan siia juurde ka tabeli õppejõud, kus on samamoodi veerud eesnimi ja perekonnanimi. Ja vaat sellises olukorras ma pean kindlasti juba süsteemile ütlema, et kui mul on mitu sama nimega veergu, et siis millise tabeli, millist veergu ma täpselt silmas pean. Nii et sellepärast ma kirjutasin siia selle veeru nime ette ka juba selle tabeli nime. Et tabeli nime ma võin veeru nime ette alati kirjutada, et see pole kunagi keelatud, lihtsalt teatud olukordades ma võin selle tabeli nime ära jätta, kui süsteemile on ka ilma selle tabeli nimeta üheselt selge, et millise veeruga on tegemist. Nüüd oli siis öeldud, et päringu tulemuses tuleks siis ees ja perekonna nimi esitada ühest ringist. Ja Microsoft Access'is on, nagu ka teistes andmebaasi süsteemides, on olemas selline spetsiaalne operaator. Võimalik, et sõltuvalt süsteemist ka mitu operaatorit.
mis on siis mõeldud stringide ühendamise konkatenatsiooni operatsiooni läbiviimiseks. Ja Microsoft Accessis tegelikult on neid operaatoreid isegi 2 tükki. Et ühe operaatori nimi on AND, teise operaatori nimi on pluss. Ja nende erinevus seisneb siis muideks selles, et kuidas nad käituvad, kui üks ühendatavatest stringidest on null. Nii et text and null tulemuseks on tekst ja tekst pluss null tulemuseks on null. Nii et see on siis erinevus. Et ma nüüd jälle hakkasin kirjutama siia, et ma võtan ja kirjutan siia. Nii et mida ma teen, ma ühendan siis kokku eesnime ja perekonnanime üheks stringiks. Klaviatuur läks paigast ära. Nii, ja eesnime ja perekonnanime vahele tuli panna siis klikk. Nii et ma tegelikult ühendan siin kokku siis 3 stringi. String, mis on veerule eesnimi vastavas väljas, string, mis on veerule perenimi vastavas väljas ja siis seal vahel tühikut sisaldav string. Kui ma nüüd võtan, panen selle lause käima, kleebin selle siia aknasse, siis nüüd näete, on mul päringu tulemuses ka veerg, kus kohas on siis tudengi ees ja perekonnanimi, aga panete tähele, et sellel veerul on väga kole nimi. Nii et ma peaksin nüüd hoiduma selliste koledate nimede kasutamisest. See kole nimi tuleb sellest, et ma päringus ei ütle süsteemile, milline peaks olema päringu tulemuses oleva veeru nimi. Andmebaasi süsteem ise valib selle veeru nime. Erinevates süsteemides see veeru nimi valitakse erinevalt, aga üldiselt see nimi on üsna. Nii et ma võtan ja nimetan selle veeru ümber. Kopeerin siit uuesti selle lause siia, panen käima. Ja nüüd on päringu tulemuses veerg nimega tudengi. Ja vaadake, see, mida ma siin nüüd läbi viisin selle lausega, on tegelikult ühendamise operatsioon, inglise keeles join'i operatsioon, kus kohas ma siis ühendasin tabelis õppimine olevad read tabelis tudeng olevate ridadega. Ja see on täiesti legaalne kirjapilt SQLis, kuidas siis panna kirja ühendamise operatsiooni läbiviivat päringut. Ja see on selline vanem kirjapilt, et on olemas ka uuem kirjapilt, aga selle uuema kirjapildi juurde ma tulen hiljem tagasi. Et nüüd tegelikult samal põhimõttel ma ühendan siia päringusse kõigepealt ka tabeli õppejõud. Selleks, et saada sealt tabelist õppejõu perekonnanimi ja ühendan tabeli aine selleks, et saada tabelist aine nimetus. Nii et from õppimine tudeng õppejõud. Nüüd where klauslisse tuleb lisada järgmine alamtingimus. Õppimine aine võrdub aine punkt ja selle veeru nimi tabelis aine, siit ma vaatan, oli ainekood. Ja ütlen, et ma soovin näha siin aine nimetus as aine nimetus. Jällegi vahepeal katsetan, kas see lause ka töötab. Ja näete, ei tööta aine punkt nimetus, sellepärast, et aine tabelis. Nüüd ma läksin sassi, et ma kirjutasin siia tudeng õppejõud, ma läksin siia hoopis kirjutama tabeli aine. Et hakkasin ühendama tabelit õppejõudega, siis sujuvalt läksin tabeli aine juurde. Nii et from klauslisse kirjutan tabeli nime aine. Siis siia kirjutan ühendamise tingimuse
Ja siin ütlen, et päringu tulemuses soovin näha aine nimetust veerus nimega aine nimetus. Nii, et näete, et mikspärast on kasulik iga natukese aja tagant oma koodi testida, sest et kui te siin nii-öelda pikalt midagi kirjutate ja siis lõpuks avastate, et midagi ei tööta, et siis võib olla juba raske on kindlaks, et kus kohas viga täpsemalt leida. Ja nüüd ma soovin tulemuses näha ka siis õppejõu perekonnanimi, õppejõud, and õppimine, õppejõud võrdub õppejõud, punkt. Ja siit vaatan õppejõu tabelisse, siin on veel nimega õppejõukood. Nii, ja nüüd ütlen, et päringu tulemuses tahan ma näha ka õppejõud perenimi as õppejõu perenimi. Nii, võtan siit selle lause, kleebin siia aknasse. Muideks, kui ma tahan käivitada select lauset, siis ma select lausete käivitamiseks siin Accessis võin ka valida andmelehevad. Et see teeb sama välja. Et datasheet view ehk andmelehe vaade, et see samamoodi käivitab select lauset. Nii et me isegi ei pea tingimata minema siia kujundus ja käivita ehk disainera. Muideks siin siis mainin, et mikspärast ma kirjutasin siia õppejõud.perenimi, mitte lihtsalt perenimi. Et näete, kui ma võtaksin siit nüüd selle tabeli nime veeru nimest perenimi ära, paneksin selle lause käima, siis ma saan veateate. Ja veateade ütleb mulle seda, et see veer perenimi on rohkem kui ühes tabelis, mida on nimetatud from klausus. Ja järelikult andmebaasisüsteem ei saa aru, et millist tabeli, millist veergu ma täpselt silmas pidas. Nii et antud juhul on mul ilmtingimata vajalik siia selle tabeli nimi, selle veeru nime ette kirjutada. Nii et kokkuvõttes me näeme, et siin selles from clauses on nimetatud 4 tabelit, milles olevad andmed on siis kokku ühendatud. Ja selle 4 tabeli ühendamiseks on siia kirjutatud 3 ühendamise tingimust siia where clause'isse ja kõik need ühendamise tingimused on siis ära seotud omavahel selle and operaatoriga. Ehk siis kõik need tingimused peavad olema täidetud. Nii et nüüd ma olen leidnud siis andmed õppimiste kohta, kõikide õppimiste koht ja lisaks andmetele, mis olid õppimise tabelis, näitan ka tudengi nime, aine nimetust ja õppejõu perekonnanimi. Nüüd ma tahaksin päringu tulemuses olevaid ridu hakata piirama. Ja esimese asjana oleks mul siis vaja lisada juurde piirang, et mulle pakuvad huvi ainult sellised õppimised, mis on alanud 1998. aastal. Nii et kui ma võtan lahti õppimiste tabeli, siis ma näen, et siin on veerg õppimise algus, aga siin on kuupäev. Et minul oleks siis vaja nüüd selle kuupäeva alusel kontrollida, et kas tegemist on 1998. aasta kuupäeva. Ja üks võimalus, kuidas ma saaksin seda teha, on eraldada sellest kuupäevast aastaarv ja konkreetselt Microsoft Accessis funktsioon, mis siis eraldab kuupäevast aastaarvu, see funktsioon kannab nime year. Nii et year õppimise algus peab võrduma 1992. Nii et see on üks võimalus, kuidas seda ülesannet lahendada, et ma kasutan funktsiooni, mis eraldab kuupäevast aastaarvu ja siis ma võrdlen seda eraldatud aastaarvu enda poolt ette antud aastaarvuga, kas see on võrdne või mitte. Accessis selle funktsiooni nimi on year, näiteks PostgreSQLis, LibreOffice Base'is selle funktsiooni nimi on hoopis extract. See on selline üldine funktsioon, mille abil saab kuupäeva tüüpi väärtusest erinevaid komponente eraldada.
ja see 1998 on arv, nii et arvusid ma kuskile jutumärkide või ülakomade vahele ei kirjuta, nii et see literaal ehk siis selline märkide jada, mis esitab arvu, et seda ma kuskile mingisuguste märkide vahele ei kirjuta. Nii, panen selle lause käima ja näete, tulemuses olevate ridade arv on vähenenud ja kui ma vaatan siin reas olevaid andmeid, siis siin õppimise algus on siis vahemikus, on siis kõik kuupäevad on aastast 1998. Et tegelikult ma võiksin kirjutada ka selle tingimuse teisiti. Ma võiksin näiteks kirjutada niimoodi, et õppimise algus peab olema suurem võrdne kui ja nüüd siis Microsoft Access'is kirjutatakse need kuupäeva stringid nende trellikuste vahele. Ja teiseks õppimise algus peab olema väiksem kui ja kirjutan selle siia siis 1999 01. Nii et suurem kui siis suurem võrdne kui esimene sobiv ajahetk ja väiksem kui esimene ajahetk, mis jääb siis sobivast vahemikust väljapoole. Ja miks ma kirjutan niimoodi, et tegelikult siin vaikimisi, kui ma kellaaega ei kirjutaks, et siis kellaajana arvestataks 0000, et samamoodi siin. Et võt siis sellest põhjusest lähtuvalt ma kirjutaksin selle tingimuse just niimoodi. Nii et see on nüüd siis kirjapilt, kuidas kirjutada Access'is seda kuupäeva stringi. Et see kuupäeva string peab olema siis nende trellikuste vahel. Et teistes Annepossi süsteemides väga võimalik, et peaksite panema selle kuupäeva stringi hoopis ülakomade vahel. Või näiteks kasutame üldse sellist funktsiooni nagu on toDate, et see string teisendada kuupäeva tüüpi väärtuseks. Ja see kuupäeva formaat, mida me siin kasutan, on siis ICU standardis ette nähtud formaat kuupäevade esitamises, kus kõigepealt on aasta identifikaator, siis on kuu identifikaator, siis on päeva identifikaator. Nii et erinevad võimalused, kuidas seda kirjutada. Nüüd edasi. Järgmise asjana ma tahaksin siis lisada juurde selle tingimus. Et ma peaksin leidma ainult sellised õppimised, kus siis on tehtud mõni eksam, mis on tehtud hindele 4 või 5. Ja vot nüüd selleks, et siis ära lahendada seda alamülesannet, ma tegelikult kasutan sellist asja nagu on alampäring, ehk siis inglise keeles subquery. Et alampäring on select lause, mis on siis pandud teise SQL lause sisse. Antud juhul oleks ta siis select lause, mis paikneb teise select lause sees. Ja tegemist on sellise väga võimsa konstruktsiooniga, mis aitab mulle SQL-is väga palju ülesandeid ära lahendada. Nii et ma võtan ja kirjutan isegi kõigepealt ühe sellise eraldi päringu, selle alampäringu. Ja siis näitan, kuidas ma selle alampäringu nüüd selle põhipäringuga ära seon. Nii et kui ma tahaksin leida eksamitabelist kõik sellised eksamid, mis on tehtud hindele 4 või 5, siis ma võiksin kirjutada näiteks. Et see on lause, mis leiab mul sellest jälle vale koht, et see on lause, mis leiab eksamitabelist kõik eksamid, mis on tehtud tulemusele 4 või 5. Jällegi ma saaksin kirjutada seda lauset ka erinevalt. No näiteks ma võiksin kirjutada seda ka näiteks niimoodi. For tulemus võrdub 5. Et näiteks ma saaksin kirjutada selle lause ka selliselt.
Nii et erinevad võimalused, kuidas seda teha. Ja nüüd, kui ma vaatan selle päringu tulemust, et näiteks kasutame siis siin seda lauset. Kui ma vaatan selle päringu tulemust, et siis selles päringu tulemuses ma näen õppimise identifikaatorit. Millise õppimise alt on see eksam tehtud. Nii et kui ma kirjutan sellise päringu, siis selle päringuga ma leian kõikide selliste õppimiste identifikaatorid, milles on tehtud mõni eksam tulemusele 40. Ja nüüd oleks mul siis vaja panna see lause ja see lause omavahel kokku. Ja siin on erinevaid mooduseid ja ühisnimetaja on see, et ma kasutan siis alampäringut. Aga siin mul on võimalik kasutada erinevat kirjapilti ja ka erinevat tüüpi alampäringut. Et kõigepealt ma siis kasutan sellist alampäringut, mille kohta öeldakse, et tegemist on mitte korreleeruva alampäringuga. Non-correlated subquery. Ehk siis alampäring ja põhipäring, nad ei ole üksteisega läbi põimunud ja seda alampäringut on võimalik käivitada sellise eraldiseisva üksust. Nii et kui ma kirjutan siia tingimuse and õppimine in ja nüüd kirjutan siia sulgudesse selle lause. Et see alampäring, et siin kindlasti ma siin alampäringu sees semikoolonit ei kasuta, et kui ma tahan siin access'is selle semikooloni ma panen kõige lõppu. Nii et peavad olema täidetud kõik need tingimused, et muuhulgas siis see, et õppimise algusaasta on 1998 ja õppimise identifikaator sisaldub selle alampäringu poolt leitud õppimise identifikaatorite hulgas. Ja kui ma nüüd võtan ja panen selle lause siit käima, siis näete, tulemus on selline, et ridade hulk on veel kord vähenenud, et siin oli eelnevalt 16 rida, nüüd on alles jäänud ainult 7 rida. Ja vot see alampäring on siin sulgudes. Ja see alampäring on siis mitte korreleeruv alampäring. Ma saaksin siit sulgudest võtta selle alampäringu, käivitada eraldiseisva üksusena. See alampäring ei ole läbi põimunud põhipäringus. Kontseptuaalselt saab mõelda selle alampäringu täitmisest niimoodi, et see andmebaasi süsteem täidab selle alampäringu üks kord, jätab tulemuse meelde ja kasutab siis seda tulemust põhipäringu täitmist. Et see on selline kontseptuaalne selgitus, et millised operatsioonid toimuvad andmebaasi süsteemis tegelikult sisemiselt, et see sõltub juba konkreetselt selle andmebaasi süsteemi realisatsioonist ja erinevates andmebaasi süsteemidesse võib muidugi käia erinev. Et siin mul on võimalik kasutada ka teistsugust kirjapilti, et ma võin kasutada siin in predikaadi asemel, võin ma ka kasutada seda kogu sellist võrdluse predikaadi. Ehk ma soovin leida sellised read, mille puhul õppimise identifikaator võrdub mis tahes õppimise identifikaatoriga, mis on siit alampäringu poolt leitud. Et näete jälle, tulemus on sama. Et siin selle juures nüüd üks tüüpiline viga on see, et unustatakse kirjutada siia see sõna any, et kirjutatakse lihtsalt võrdusmärk. Ja kui ma nüüd selle ini siit ära kustutan ja kasutan lihtsalt võrdusmärki, siis tulemuseks on veateade. Ja veateade on tulemuseks seetõttu, et alampäring tagastab rohkem kui ühe rea. Alampäring tagastab rohkem kui ühe õppimise identifikaatori, ta tagastab õppimise identifikaatorite hulgalt. Aga mina siin tingimuses üritan siis võrrelda ühelt poolt konkreetse õppimise väärtust, konkreetset arvu. Et näiteks ma üritan võrrelda, et kas 30 võrdub näiteks ütleme täisarvude hulgaga 23, 30, 44 või 65. Et ma ühelt poolt võrdlen arvu, teiselt poolt ma võrdlen täisarvude hulga. Et see ei ole operatsioon, mida ma saaksin läbi viia. Ma saaksin võrrelda seda arvu siin ükshaaval kõikide nende arvudega, mis on siin. Selleks ma peangi kirjutama siia võrdlema. Aga ma ei saa võrrelda seda arvu kui väärtust selle hulgaga kui väärtust.
Nii et sellepärast siin ma seda võrdusmärki kasutada ei saa, et kas siis võrdub any või ja nüüd tegelikult siis tegelikult see oleks siis üks võimalik lahendus. Aga ma saaksin kirjutada selle lausega niimoodi, et ma kasutan siin mitte siis mitte korreleeruvat alampäringut, vaid ma kasutan hoopis korreleeruvat alampäringut ehk correlated subquery. Ja see näeks siis välja niimoodi, et ma kirjutan siia and exists ja siia kirjutan tingimuse and exam õppimine võrdub õppimine punkt. Nii, ja panen selle lause siit nüüd käima. Ja näete, tulemus on ikka sama. Et mis nüüd on siis vahet? Vahet on sellest, et näete, see alampäring, mille ma nüüd kirjutasin siia sulgudes, et see alampäring on läbi põimunud selle välise päringuga, põhipäringuga, nagu seda kutsutakse. Nii et kui ma võtaksin siit sulgudes selle select lause ja üritaksin seda käima panna, siis selle käivitamine ebaõnnestub, sellepärast et selle alampäringu where clause'is viidatakse tabelile õppimine, aga tabelit õppimine ei nimetata selle alampäringu from clause'is, vaid seda nimetatakse hoopis põhipäringu from clause'is. Teiste sõnadega, see korreleeruv alampäring, ta on läbi põimunud selle põhipäringuga, et see on selline vastastikune sõltuvus või sümbioos, et üks ei saa ilma teisest. Ehk siin seda korreleeruvat alampäringut tuleb siis kujutada ette niimoodi, et kontseptuaalselt seda täidetakse nüüd justkui mitu korda. Et seda täidetakse nüüd üks kord iga põhipäringus leitud rea kohta. Ja iga õppimise rea kohta, mis siit põhipäringust leiti, siia alampäringus, siia asemele pannakse selle õppimise identifikaator, täidetakse alampäring, kontrollitakse, kas tingimus exist on täidetud. Kui on, siis järelikult on ka selle põhipäringu tingimus täidetud, järelikult vastav õppimine peab kuulama päringu tulemus. Nii et iga rea kohta, mida see põhipäring leiab, täidetakse see alampäring ja vaadatakse, et kas see on leitud vähemalt üks rida, sellisel juhul see tingimus exist on täidetud. Et võt see on see, kuidas seda selgitada niimoodi kontseptuaalselt, et kuidas nii-öelda, mis vahe on korreleeruval ja mitte korreleeruval alampäring. Kui me räägime sellest, kuidas andmebaasi süsteem neid kahte päringut täidab, siis võib olla sõltuvalt süsteemist täiesti tõenäoline. Ja see oleks isegi ideaalne. Kui andmebaasi süsteem saaks aru, et need kaks lauset lahendavad sama ülesande, need on loogiliselt samaväärsed laused ja nende täitmiseks sisemiselt tuleks kasutada täpselt ühesugust protseduuri. Et sellisel juhul oleks ka nende lausete täitmise kiirus ühesugune. Paraku reaalses maailmas võib juhtuda, et andmebaasi süsteem ei saa sellest aru, et need on loogiliselt samaväärsed laused. Ehk siis sisemiselt selle lause täitmiseks koostatakse andmebaasi süsteemi poolt erinevad protseduurid, erinevad tegevuste jadad, mis annavad küll kokkuvõttes samasuguse tulemuse, aga üks protseduur täidetakse kiiremini, teine protseduur täidetakse aeglasemalt ja kokkuvõttes siis nende lausete kasutaja avastab, et üks lause täidetakse andmebaasi süsteemis kiiremini, teine täidetakse aeglasemalt. Aga kas see niimoodi on, et see ei ole ennustatav, et see on juba väga andmebaasi süsteemi spetsiifiline. Niimoodi. Ja nüüd kõige lõpuks oli siis öeldud, et mul tuleb päringu tulemus ka sorteerida. Et sorteeri tulemus tudengi perekonnanime järgi ja kui on mitu rida samasuguse perekonnanimega, siis sorteeri see tulemus aine nime järgi. Order by tudeng.perenimi, aine.nime. Et siin ma pean kirjutama siis nende veergode nimed, mille järgi ma soovin tulemust sorteerida.
sorteerimise eeskiri läheb order by klauslisse, see order by klausel on siin lauses kõige lõpus, sorteerimise eeskiri hakatakse rakendama vasakult paremale, kõigepealt sorteeritakse perekonnanime järgi, kui mitmes reas on samasugune perekonnanimi, siis need read sorteeritakse nimetuse järgi. Kuna siin on tegemist tekstiliste veergodega, siis sorteeritakse need read tähestiku järjekorras. Nii, et võtan, kopeerin siia selle lause ja näen, et lause endiselt töötab. Nüüd üks variatsioon veel selle lause juures, mida ma tahaksin teile siis näidata. Et vaadake, siin praegu selle lahendamise juures ma kasutasin SQLis igati legaalset kirjapilti ühendamise operatsiooni läbiviimiseks, kus from klauslisse on kirjutatud tabelite nimed ja where klauslisse on kirjutatud ühendamise tingimused. Et seda kirjapilti te peaksite tundma ja teadma, sellepärast, et see on SQLi mõttes tõesti legaalne. See on selline kood, mis igal pool töötab. Ja näitas ka väga võimalik, et nii mõnigi koodigeneraator, mis suudab teile SQL koodi genereerida, siis tabelite ühendamise puhul genereerib teile just nimelt sellise syntaksiga koodi, kus kohas siis ühendamise tingimused on kirjutatud where klauslis. Ja muideks, kui te näiteks hakkate lahendama kontrolltööd või ka ütleme siin praktikumis mõningaid lisapunkti ülesanded, et kui teil on seal ülesandes öeldud, et tabelite ühendamisel kirjutage ühendamise tingimused where klauslisse, siis minupoolne ootus on, et te just nimelt kirjutaksite sellise lause, kus need ühendamise tingimused siis ongi siia where klauslisse kirjutatud. Et see on selline vanem kirjapilt, aga tegelikult on võimalik kasutada ka uuemat kirjapilti. Ja selle uuema kirjapildi mõte on nüüd selles, et selle uuema kirjapildi korral nüüd see ühendamisoperatsiooni kirjeldus. Et nii need tabelid kui ühendamise tingimused kirjutatakse kokku from klauslis. Selleks, et see where klausel ei oleks nii pikk ja lohisev ja võib-olla ülekoormatud. Sest praegu, kui te vaatate siin seda lauset või neid lauseid, te näete, et siin on kõigepealt where klauslis tingimused, mis on mõeldud ühendamisoperatsiooni läbiviimiseks. Ja siis on siin veel täiendavalt lisatingimused, mis peavad olema täidetud nende ridade puhul, mida soovitakse päringu tulemuses näha. Nüüd, kuidas siis kirjutada see lause ümber niimoodi, et ma kasutaksin uuemat syntaksi. Ja võt siin ma pean nüüd ütlema sellist asja, et kui me nüüd räägime Accessist versus kui me räägime näiteks PostgreSQList, siis ütleme, PostgreSQL on paindlik. Et ta siin lubab erinevaid kirjapilte, lubab erinevat sulgude kasutust, et nii-öelda Accessis on üks kindel variant, kuidas seda tuleks teha. Et kuidas siis võtan ja kirjutan selle siis ümber. Et hakkab see siis käima niimoodi, et ma kirjutan from õppimine, inner join, et see on siis ühendamise operatsioon, tudeng, siis kirjutan võtmesõna on ja siis kirjutan ühendamise tingimus. Nüüd panen selle kõik sulgudesse ja kirjutan siia järgmine inner join, aine, on ja siia kirjutan ühendamise tingimus. Ja siis kirjutan ja jälle panen selle kõik sulgudes. Ja nüüd võtan ja kirjutan siia veel kord inner join, õppejõud, on ja kirjutan selle siia ühendamise tingimusse ja nüüd on mul siis see where klausel oluliselt lühem. Nii et ma ühendan tabeli õppimine. See, millises järjekorras ma neid ühendan, tegelikult ei ole oluline tulemuse mõttes. Ühendan siin praegu tabeli õppimine tabeliga tudeng üle tudengi koodi. Tulemuse ühendan tabeliga aine üle aine koodi ja saadud tulemuse ühendan tabeliga õppejõud üle õppejõu koodi. Ja võt see on nüüd see uuem kirjapilt, uuem ühendamise süntaks, kus kohas
on siis kirjutatud see ühendamise tingimus mitte where klauslisse, vaid on kirjutatud from klauslisse. Eesmärgiga just nimelt vähendada selle where klausli koormust, et siin where klauslis oleksid siis ainult sellised täiendavad piiravad lisatingimused, mille alusel ma piiran siis tulemuses olevaid liidu. Nüüd see on siis nüüd see kirjapilt, mida tahab Access. Ja muideks, kui teil siin Accessi kasutamise korral tekib kunagi raskus seoses sellega, et te nüüd peaksite ühendama kokku andmeid erinevatest tabelitest, te tahaksite kasutada seda uuemat kirjapilti, aga te võib-olla ei oska täpselt neid sulgusid panna. Et siis siin on võimalik väga edukalt ka ära kasutada siis selle query designeri võimalusi. Nii et näete, ma valin tabeli õppimine, valin tabeli tudeng, valin tabeli õppejõud ja valin tabeli aine. Valin siit sulle. Siin mulle näidatakse tabeleid ja mulle pakutakse siin välja tabelite ühendamisoperatsioonid. Selle alusel, et andmebaasis on deklareeritud vastavad välisvõtmekitsendused, et andmebaasi süsteem teab, et tabel õppimine ja aine, tabel õppimine ja õppejõud, tabel õppimine ja tudeng, et nad on omavahel seotud ja tegelikult need jooned siin tähendavad ühendamise join'i operatsioon. Need pakutakse mulle juba automaatselt välja. Ja nüüd ma ütlen, et väljasta andmed kõikidest tabeli õppimine veergodest. Väljasta tudengi eesnimi ja perekonnanimi, näete topeltklõpsud siia peale, väljasta õppejõu perekonnanimi ja väljasta aine. Ja kui ma panen päringu käima, tulemus on selline, kui ma lähen SQL-i vaatesse, siis see genereeritud kood oli selline. Nii et see on siis selline graafiline disainer, selle graafiline disainer, mis hõlbustab mul päringute koostamist ja tahan veel kord üle rõhutada, et see graafiline disainer siin ei ole kuidagi eriomane Microsoft Accessil. Et see graafiline disainer realiseerib sellist visuaalset andmebaasi keelt nagu on query by example, mis mõeldi välja juba 70ndate aastate lõpus. Ja seda on realiseeritud väga paljudes erinevates programmides, mille kaudu on võimalik kirjutada päringuid väga erinevate andmebaasisüsteemide andmebaaside vastu. Nii et see ei ole kuidagi spetsiifiline ainult Microsoft Access. Nii et soovi korral võite kasutada näiteks ka siis selle abi, et genereerida endale kiiresti kood, kus kohas on siis juba kokku ühendatud erinevates, kus kohas on siis kirjas, kuidas realiseerida see erinevates tabelites olevate andmete ühendamine. Niimoodi, et need oleksid siis mul kommentaarid nüüd Accessi põhjal. Et nüüd siis mõned kommentaarid, et kuidas see kood käivituks siis näiteks PostgreSQLis kõigepealt ja seejärel ka LibreOffice Base'is. Et siin selle PostgreSQLi näitel koodi käivitamises ma kasutan siis selle dbfiddle võimalust, kus kohas ma olen siin kopeerinud selle skripti, mille abil moodustatakse tudengite andmebaas. Ja nüüd ma saaksin siis siia sellesse aknasse kopeerida siis koodi, mida ma tahan käivitada või teise aknasse. Et mul siiski tuleb teha mõningaid asendusi. Et kui ma võtan selle lause siin, siis siin on mul vaja teha 2 asendust. Kõigepealt asendus number 1, stringide konkatenatsiooni operaator. PostgreSQLis ja ka LibreOffice Base'is on 2 püstkriipsu. Kusjuures, et see 2 püstkriipsu, et kui äkki teil on meeles, ma rääkisin, et Accessis oli 2 operaatorit, and ja pluss, siis tegelikult see 2 püstkriipsu käitub nagu Accessi operaator pluss. Ehk siis tekst 2 püstkriipsu null tulemuseks on null.
Et antud juhul see ei ole probleem, kuna tudengitabelis eesnimi ja perekonnanimi mõlemad on kohustuslikud veerud, seal ei saa nulle olla. Aga oleks mul olukord, kus kas eesnimi võib puududa või perenimi võib puududa, siis ma peaksin tegelikult sellega arvestama ja näiteks kasutama siis funktsiooni qualists selleks, et leida, selleks, et siis asendada null juba konkreetse väärtusega, näiteks tühja stringiga. Selleks, et siis need nii-öelda väärtused oleks võimalik kokku ühendada niimoodi, et tulemuseks oleks see tudengi nimi ka tegelikult näha. Nii et selle PostgreSQLis ja LibreOffice Base'is selle 2 püstkriipsu operaatori käitumine vastab sellele operaatorile, mille nimi Microsoft Access'is on plussmärk. Niimoodi, teine asi on see, et aastaarvu eraldamiseks kuupäevast stringiks mul on vaja kasutada funktsiooni extract. Extract year from õppimise algus. Nii, ja nüüd need ongi need 2 asendust, mida mul on siin vaja teha. Ja kui ma vajutan siin run nupule, siis siin on nii, siin on nüüd mingisugune syntax error near from. Vot näed, kirjutasin funktsiooni nime valesti. Ja näete, see on siis nüüd PostgreSQLi veateade, et syntaxi viga from'i lähedal, no tõepoolest näete, from on siin ja siin ma olin kirjutanud selle nime valesti. Nii et extract, inglise keeles eralda, et nii-öelda ma pean kirjutama selle õigesti ja nüüd näete, päring kenasti töötab. Samamoodi, kui ma näiteks kirjutaksin siia in, täpselt samamoodi see päring töötab. Või kui ma kirjutaksin siia, kasutaksin siis seda exists alampäringut and exists, select õppimine from exam, where tulemus. Ja siin on siis hästi oluline kirjutada ka see sidumise tingimus, mille alusel siis see alampäring ja põhipäring ära seotakse. Et õppimise identifikaator tabelis exam peab võrduma õppimise identifikaatoriga tabelis õppimine. Ja nagu te näete, töötab kenasti ka see lause. Nii et need laused siin töötasid. Nüüd, kui ma võtan siit selle lause, kus ma kasutan siis uuemat ühendamise syntaksi, siis ma jällegi pean ära asendama siit need stringide konkatenatsiooni operaatorite poole pöördumised. Pean kasutama siin funktsiooni extract. Et selle funktsiooniga extract mul on võimalik eraldada nendest näiteks kuupäevast ka, ütleme, kui ma tahan eraldada näiteks aasta, kui ma tahan eraldada näiteks päeva identifikaatorit, või ma tahan eraldada näiteks kuu identifikaatorit. Ja nüüd, kui ma siis võtan, panen selle lause siia, käivitan, siis näete, see töötab. Et see, kus ma siis olen nii-öelda siin selles from clause'is kasutanud seda ühendamise tingimust, kus mul on siis siin ka need sulud. Et tegelikult PostgreSQLis töötaks ka ilma sulgudeta variant. Nii et Access tahtis siin sulge. PostgreSQL ilmtingimata sulge ei taha. Nii et ma kustutasin siit sellest ühendamise lausest need sulud ära. Panen selle siia, käivitan ja näete, töötab see lause ka sellist. Nii et muideks jäi mainimata, et inner join, et tegelikult on olemas ka selline operatsioon nagu outer join, et ma sellest räägin tulevikus.
aga see inner join tähendab siis seda, et ma päringu tulemuses näen andmeid ainult selliste õppimiste kohta, millel on seotud tudeng. Et kui leiduks õppimisi, millel tudeng puudub, siis ma sellise õppimise andmeid tulemuses ei näeks. Et tegelikult see vanem süntaks realiseerib täpselt samasugust käitumist. Nii et päringu tulemuses on ainult sellised õppimised, millel on määratud tudeng, millel on määratud aine, millel on määratud õppija. Nii et selles mõttes nad on loogiliselt samaväärsed. Loogiliselt samaväärsed laused. Ja nüüd kõige lõpuks siis nii-öelda näide ka siis LibreOffice Base'is. Ja LibreOffice Base'is oli teatavasti siis selline lugu, et LibreOffice Base tahaks, et teil nendes päringulausetes oleks nüüd nende tabelite, veergode nimed kõik suure tähega. Et seda tegelikult on siin mul ka väga lihtne teha, et ma kopeerin siia selle lause, valin siit edit convert case to uppercase, kopeerin näiteks nüüd siit selle lause ja siit on mul see LibreOffice Base andmebaas juba avatud, tudengite andmebaas. Ma valin siit koosta päring SQL vaates ja panen selle lause käima. Ja no näete, seesama PostgreSQL-i lause, see töötas ka siin LibreOffice Base'is. Et tegelikult see LibreOffice Base sisemiselt kasutab seda manus andmebaasi süsteemi HSQLDB versiooni 1.8. Ja mis on siis oluline märkida, et LibreOffice Base ei taha siin neid sulge, et võt siin Access'is, kui ta seda joinimist või ühendamist läbi viisid, et siis Access tahtis siin neid sulge, aga LibreOffice Base neid sulge ei sooviks, et nende sulgude peale ta hakkab virisema, ütleb, et need sulud ei sobi. Ja samamoodi, kui mul on siin see nii-öelda lause, kus on siis vanem ühendamise süntaks, kus kohas siis see ühendamise tingimus oli mitte from klauslis, vaid oli where klauslis, et valin siit convert case to ja uppercase. Nii, ja kopeerin siit selle lause, kleebin siia sellesse aknasse ja nagu te näete, see lause läheb siit ka kenasti käima. Ja no, kõige lõpetuseks siis nii-öelda katsetaks seda, et kui ma tahaksin näiteks siis kontrollida, et õppimise algus peaks olema kas suurem võrdne kui 1998 1. jaanuar ja õppimise algus peaks olema väiksem kui 1999 01 01. Et näete, mul on võimalik, kui ma tahan siis kirjutada kuupäevast ringi PostgreSQLis, et ma kirjutan selle kuupäevast ringi sellisena, kopeerin selle lause siia dbfiddle aknasse, vajutan run, nagu te näete, kõik kenasti töötab. Ja nüüd, kui ma siis võtaksin siit selle sama lause, paneksin selle lause edit convert case to uppercase ja käivitaksin seda sama lauset siis siin LibreOffice Base'is, siis nagu te näete, töötab ka see. Nii et alternatiivne võimalus, kuidas siis kirjutada seda lauset, et ma mitte siis ei eralda funktsiooniga kuupäevast aastaarvu, vaid ma kontrollin seda, et see kuupäev jääb lubatud kuupäevade vahel.